armsad Laura blogi vaatajad, me oleme nüüd jälle koos siin oma sõbrannadega, jõudsime jälle teie ette, et teha selline väikene aprilli naljadele pühendatud blogipostitus. Ja selleks siis on mul siin Kristina, kes on ise üks suur nali tegelikult, kui teda nüüd vaadata. Vabandust, tähendab, ma ei pea siin olema, ma võin ära ka minna. Ei, see ongi hea, et see ongi see kui asja point. Sa mõtled, et ma toon nagu rõõmu silma inimestele. Sa tood nagu nalja esile, et... Ja sinu nagu juures olek on alati naljakas. Hea tujuloo. Jah. Sa oled väga positiivne inimene. Siuke nalja energia on sinust tugev. Igatahes, saad aru, Laura, mis oli? Täna hommikul ärkasin üles võtta, sa oled alati naelnud sellele, et mis Staarman, et üritan olla siin selle uue eluga. Mis Staarman? Mis Staarman ma üritan olla? Vähe sellest, et ma tellisin endale Staarmani netiühenduse. Saad aru, mul tuli vinn ja see on nagu, see on kivike. Ja see sätendab. See sätendab. Ja mis ma arvan, et see ütleb juba piisavalt, et mu vinn on sätendav. Mul hakkas üks siit sarv kasvama, seal kus ma mõtlesin, et nüüd ma olen nukitsemas, aga tegelikult ma olen lihtsalt üks sarv. Jaa, mul ka kasvab siit sarv, aga ma tavaliselt võtan ta päeval ära ja siis pean üldse tagasi. Aprill! Ma sain nagu nii hästi aru lihtsalt. Mul on nagu see, et mul ei saa mitte kunagi vaata, ma saan kohe aru, keegi valetab mulle. Saad sa? Mis asi sul siin on? Mis mul on? Mis asi sul on? Issand kõudne! Putukas! Ärge tehke kulga, ei. Nali! Aprill! Mis ta kõige suurem nali on, mis on teile tehtud, mille õnge te olete läinud 1. aprilli puhul? Mul ei olegi väga palju suurt tehtud. Ühe korra Väints pani mulle saapa sisse, pani särje. Aga see ei on naljakas. Aga mulle Ervin ütles iga aasta, et sul on selg valge. Siis ma ütlesin seda iga kord. Nagu Laural praegu või? On või? Sul on selg valge. Päriselt või? Tegelikult, juu. Päriselt olen istunud kuskile või? Mis asi see on? Kas see tuleb maha või? Vaid, issand. Võime selle küünelake eemaldada. Kuule, see tuleb terve selg välja lõigata. Täitsa. Ausalt või? Kus sa olid eile seal selili? Ma ei mäleta ju. Päriselt tehti nagu nalja või? Tegelt või? Isa. Kuulge, ma tahan nüüd seda asja teha. Jaa, et me ei unustaks loomulikult, te juba kindlasti märkasite, et mul on siin laua peal korralik kollektsioon siis sellised mereneiu ägedaid tooteid. Ja mis need täpsemalt on? Ütleme niimoodi, et asi on tehtud tänapäeval ikkagi väga lihtsaks. Sa muretsed endale komplekti, viid selle koju ja saad endale kõiksugused varba või küüne hoolitsused ise kodus ära teha. Igal juhul Kristjan leidis mu kapis selle komplekti ja siis ma mõtlesin, et aga miks mitte näidata seda ka teile, kuidas see asi täpsemalt käib. Ja kuna sa lähed meil täna õhtul, nagu ma aru saan, siis väiksele üritusele, siis meil on plaanis nüüd teha Mis üritusele sa lähed? Mul on Piletikontrolleride suur aasta pidu või? Aga võib-olla ongi ja see ei ole üldse mingi... Mis maadi see välja näeb, et kõik kontrollivad üksteise pileteid ja kuukaarte, rohelisi kaarte? Tähendab, kui sa ikkagi töötad linnavalitsuses sellises ametis, kas DJ on selle masinaga seal, siis teeb erinevad... Ma ei räägi sellel teemal rohkem, kui sa ei taha kuulata. Ma saadan sulle meili peale pärast. Palun saada meili. Kas sa võiksid saata ka faksi ja postituviga? Kuulge, lõpetage nüüd nalja. Ma tahan päriselt nüüd hakata tegema seda. Mul on uus lamp ka, ma just ostsin. See on roosa valgus. See on nii äge! Ma mõtlesin, et see on auguraud. Auguraud. Kes see auguraud on? Mingi nimetus. Kas see on Mihkel Raua mingi sugulane või? Auguraud. Igal juhul see on jumala lihtne. Ma näitan sulle ära, et sa järgmine kord siis teed endale ise, et ma ei viitsi seda iga kord sulle teha tasuta. Sest tegelikult see maksab päris palju salongites. Kõigepealt ma puhastan su küüned ära, see on selline spetsiaalne. Ei ole, ütleme nii, et see ei ole nagu kõige parem lõhnaga, aga see ei olegi selle eesmärk. Järgmisena me võtame kätte sellise tungraua ja me lükkame sellega tagasi küünenaha. Kas tungraud on ka? Tegelikult see on apelsinipuust küünenaha lükkaja. Kas tungraud on kuidagi mikrolooga seal? Nii, vaata palju sul küünepinda nüüd välja tegelikult tuli. Räägime minu küüntest nüüd, mitte Mihkel Rauast. Nii, mis ma su küüntega teha tahaksin?
no ega sul väga seal midagi nagu teha ei ole, selles mõttes, et sul on päris... Siin ei ole midagi päästa. Siin ei ole kahjuks, sul vist ei saa. Aprill. Märts. Natukene nagu viilin, annan sulle selle küüne kuju, eks ju. Jäi ära pane. See on ilus. Ja järgmisena siis võtame primeri. Primer on selline asi, mis kinnitab siis kogu selle kupatuse, mis ma sulle pärast siia peale hakkan väärima küüne külge. Ja panen seda niimoodi natukene, pange seda niimoodi natuke siia äärtesse. Ja nüüd me võtame sellise asja nagu 2-1 selline aluskeel ja pealiskeel. See on läbipaistev, seda tuleks panna siis enne värvi panemist ja pärast värvi panemist. Saad aru, jah? Sa võid pärast üles kirjutada, kui sul meelde ei jää. Jah. Sellega on siis niimoodi, et seda me paneme niimoodi. Ja nüüd viska oma käpsi alla. Ja hoia. Mis ta teeb? Mis ta teeb sinna? See on UV-lamp, see kivistab ära selle asja. Ma võin rääkida sellest. Aga see, ma tunnen seda. Ja nüüd on tegelikult kõige põnevam hetk, sest et sul on aeg valida endale küüne värv. Kas ma võtsin, tõin praegu, mul on neid värve küll hästi palju, aga ma tõin 4 erinevat. Need on sellised kõige siulikumad. Ma mõtlesin, et võtta, mis su auraga kõige parem sobiks. Ilus see on. Aga mul ei ole praegu vist nii romantiline periood elus. Samas võib-olla hypnotizing. Seda sa oled ju. Ja nüüd on põhimõtteliselt niimoodi, et te võtate selle värvi. Vaata, kui ilus. Näita. Tavaliselt võib panna ka nagu teise kihi, aga kuna see värv on niivõrd sellise hea pigmendiga, siis me teist kihti ei hakka panema, vaid kas sul on meeles, mis oli next step? Peale seda asja. Jaa, me paneme uuesti seda asja peale. Ja palun väga. Ja sa võid seda kraapida siin, kõike teha siin tule maha. Kui äge. Appikene, ongi. Vaata, katsu. Katsuge. Ja nüüd on siis selline väga äge kingitus. Ühesõnaga, nüüd on teile väga äge kingitus ja see on seesama komplekt. Jaa, te kuulsite õigesti, kogu see sama komplekt, see roosa lamp, need kõik asjad, viilid. Ma loosin ühe oma subscriberi Laura blogi fänni tee vahel välja ja mis te peate selleks tegema? Te peate kirjutama kommentaariumisse, milline on teie lemmik küünevärv, millist lapki te eelistate. Ja ma mainin ära ka selle, et kui te selle komplekti endale võidate, siis te saate ise endale valida täpselt teile meeldiva värvi sinna hulka, et selles suhtes nagu... Las ta tuleb ka. Ta äkki. Tal on valmis, tal on küünet siia võtnud. Palun, kas sa saaksid teha talle ka kiire? Mis sa arvad, mis värv talle sobib? Ma proovin talle seda. Talle meeldib see kõige naiselikum värv. Tal on ka, et see... Kohtume siis juba järgmises blogis ja ärge unustage, likeige, jagage, subscribe'ige, tehke kõike, et see Laura blogi leviks võimalikult kaugele, sest ainult tänu teile saan ma oma blogiga jätkata. Aitäh vaatamast! Ja ärge minge 1. aprilli näljadega üle. Ja. Tšau! Tšau!